tere ka minu poolt. Ja nagu Toomas juba eelnevalt ütles, siis mina oma teemas keskendun eelkõige töötaja tervisele ja seda just muutunud töökeskkonna võtmes. Ja tegelikult, kui me senimaani kuulsime probleemipüstitusi ja ka erinevaid lahendusi selles osas, kuidas me saame võimaldada võõrtööjõu sissetoomist, kuidas me saame lahendada kaugtöö ja võib-olla puuetega inimeste tööturule toomist, siis tegelikult kõige selle juures ju kõige olulisem on ikkagi, et meil oleksid terved töötajad. Ja tihti juhtub ju niimoodi, et me ei mõtle või me ei teadvusta tervise olulisust ennem, kui seda tervist meil enam ei ole. Aga siis on paraku juba liiga hilja. Sellest lähtuvalt ma olengi oma tänases ettekandes keskendunud tervisele ja nagu ma ütlesin, seda uues töökeskkonnas. Ehk praktiliselt kõik eelkõnelejad on välja toonud ka olukorra, kus me hetkel oleme, ehk muutuv maailm, tehnoloogia kiire areng, mis kõik mõjutab meie igapäeva ühiskonna toimimist, organisatsioonide toimimist ja ka üksikisiku tasandil on see mõju väga oluline. Ja kui me vaatame üksikisiku aspektist, kui mina olen võrgus või küberruumis, siis see oluliselt muudab maailma minu jaoks. Üleüldine info kättesaadavus, võimalused, see kõik on piiritu. Aga kui me vaatame, ja viimasel ajal hästi palju räägitud võrgustatud ühiskonnast, siis mida oodatakse aastaks 2020? Et globaalselt on võrku ühendatud 50 miljardit seadet. Ja siinkohal me ei räägi mitte ainult inimeselt inimesele loodud kommunikatsioonivõimalustest ja ühendusvõimalustest, vaid me räägime ka reaalsetest seadmetest, mis omavahel kommunikeerivad. Ja kuidas see kõik siis mõjutab meie hetke töökeskkonda ja töötaja tervist. Ja siinkohal ma tahaksin öelda, et võib-olla esmapilgul see tundub vägagi IKT-sektori keskne ja IKT-sektoris töötavaid töötajaid ja inimesi eelkõige mõjutava aspektina. Aga tegelikult see ei ole üldsegi niimoodi, sest et see üleüldine tehnika kiire areng ja võrgustatud ühiskond tähendabki seda, et kõik, terve ühiskond, kõik erinevad ettevõtlusharud, kõik saavad sellest mõjutatud. Ja siinkohal ma tahaksingi tulla lähemale võib-olla meie tänasele teemale, ehk siis võrgustatud töökoht. Ja mis see võrgustatud töökoht siis õigupoolest on? Jällegi üks näide. Mõned aastad tagasi, kui minu enda lapsed käisid veel lasteaias, siis paluti neil joonistada pilt oma vanemate töökohast. Ja kujutate ette, rühmas on 24 last ja 23 pilti olid praktiliselt äravahetamiseni sarnased. See tähendavad, emad ja isad istusid arvuti taga ja tegid tööd. Ainukene erinevus oli siis selles, kes istus kontoris tooli peal, kes istus mugavalt kuskil diivanis, kellel oli kohvitass laua peal, kellel oli veepudel laua peal. Aga tegelikult see põhisõnum on pigem silmi avav või mõtlema panev, et kogu töö ja kõikides valdkondades on ikkagi seotud väga-väga otseselt tehnoloogia arenguga, infotehnoloogiaga ja sellest lähtuvalt see paneb ja seab absoluutselt uued väljakutsed meile kui tööandjale, just mõeldes töötaja tervisele. Sest kui me vaatame ka hetke meeskondi, organisatsioone, kes töötavad
koos, siis enam ei ole ju reeglina sellist olukorda, kus kõik, terve meeskond istub ühes ruumis, ühes kontoris või ühes ettevõttes koos ja füüsiliselt ühe laua taga asju arutatakse, leitakse lahendusi. Pigem see töö ongi kolinud virtuaalruumi, selles mõttes meeskonnad on moodustatud kas siis ühe organisatsiooni sees piiride üleselt, ajavööndite üleselt ja sellest lähtuvalt on totaalselt muutunud ka meie arusaam nagu tavapärasest töörutiinist. Ehk enam ei ole sellist tavapärast 9–5 tüüpilist tööaega. See tööaeg on praktiliselt 24/7 või siis kogu meie ärkveloleku aeg, millal me oleme praktiliselt ühe näpuliigutuse kaugusel meie tööülesannetest, meie töö e-mailidest, probleemilahendustest ja meie teistest meeskonnakaaslastest. Ja sellest lähtuvalt ongi just oluline, et tööandjad antud uues olukorras väga tõsiselt mõtleksid ja arutleksid selle üle, kuidas muuta kogu töökultuuri, juhtimisstiili, sest olenemata sellest, et me kõik oleme praktiliselt kogu oma ärkveloleku aja, nagu ma ütlesin, võrku ühendatud, on see siis sotsiaalmeedia kaudu või mingil muul viisil, siis see ei tähenda seda, et kui õhtul kell 9 kodus olles, suheldes oma sõpradega üle sotsiaalvõrgustiku, aga samal ajal, kuna minu kolleeg näeb, et ma olen online'is ja hea võimalusena ta kasutab seda minu saadavust ja saadab mulle konkreetse küsimuse, mis on tööga seotud. Ehk siinkohal me peame ikkagi vastastikku austama pereelu, vaba aega ja tööga ja tööle pühendumist ja tööaega. Ja siinkohal, nagu ma ütlesin ka, et ikkagi tööandjate endapoolne austus ja respekt tööaja osas ja juhtimisstiili muutmine on kindlasti äärmiselt oluline, sest kui ma ütlesin ka, et meeskonnad tihti ju töötavadki piiride üleselt, siis pidevalt kuskil ajavööndis on alati ja jätkuvalt nii-öelda normaalne päevane tööaeg. Et kõik sellised aspektid võib-olla, mida me aastaid tagasi üldse oluliseks ei pidanud või millele me tähelepanu ei pööranud, on nüüd saanud hoopis teise mõtte ja tähenduse. Ja täpselt samamoodi, nagu eelnevalt on olnud juttu, et reaalselt ka kaugtöö, mida Kati välja tõi, kui me võimaldame inimestel tehnoloogia arengu abil teha kaugtööd, siis senimaani, kui tööandja on olnud ja taganud töötajale ka füüsiliselt terve ja soodsa töökeskkonna, siis kui me mõtleme selles uues võtmes, kas siis kaugtöö võtmes või virtuaalruumis, kus me võime mis tahes ajal ja mis tahes kohas oma tööülesannetega tegeleda, siis kuidas me saame tööandjana tagada või tõsta töötaja teadlikkust sellest, et juhul, kui õhtul kuskil diivani peal ja laptop süles tööd tehakse, siis see on oluline risk töötaja tervisele. Ja võib-olla hetkel inimene ei tunneta seda, aga reaalselt see tervise ja haigused ja tervisekahjustused, need tulevad ikkagi teatud aja pärast ehk pikema ajaperioodi jooksul. Ja paralleelselt, kui me vaatame seda muutunud töökeskkonda ehk siis võrgustatud töökohta,
kus, nagu ma juba ütlesin, me võime mis tahes ajahetkel, mis tahes kohas seda tööd teha, siis paralleelselt siin on olnud eelnevalt juttu ka väga palju nii-öelda vananevast elanikkonnast, pensioniikka jõudnud töötajatest, aga teisalt on juba tööturule sisenenud ja ka sisenevad nii-öelda uue põlvkonna töötajad ehk milleeniumi lapsed, kes ongi üles kasvanud selles võrgustatud ühiskonnas ja nendel on juba maast madalast see tööstiil ja arusaam, et kõik, kui sa oled võrgus või sotsiaalmeedias, siis sa oled olemas. Kui sind seal ei ole, siis sind ei ole ka olemas. Ja see veel kord omakorda nagu hägustab reaalset piiri konkreetse tööaja ja ka füüsilise nagu töökeskkonna vaatevinklist. Ja reaalselt siin ka mitmed eelkõnelejad on välja toonud, et selle uue põlvkonna ootused ja nõuded ka töökeskkonnale on hoopis midagi muud, kui me seni oleme harjunud. Sest reaalselt erinevad uuringud näitavad, et noored tööturul olijad ja ka sisenejad, nende jaoks ei ole oluline enam nii-öelda protsessi järgimine ja teatud juhendite järgi töö tegemine. Oluline on see lõpptulemus, mida saavutatakse. Ja reaalselt tahetakse näha, kuidas minu enda tööpanus, kuidas see ettevõte, kus ma töötan, avaldab mõju laiemalt ühiskonnale. Et see nii-öelda väärtushinnangud on omandamas ja minemas hoopis teise dimensiooni, kui nad senimaani on olnud. Samamoodi selle uue põlvkonna ootused ongi see, et tööandja võtab mind kui indiviidi, ehk ta pakub mulle täpselt sellist töökeskkonda, mis sobib minule, kus ma tunnen ennast hästi. Ja see loomulikult paneb tööandjad suhteliselt keerulisse olukorda. Aga kui nüüd tulles tagasi siis töötaja tervise juurde, mis siis saab, kui me tööandjana ei ole võimelised selle uue põlvkonna ootustele vastu tulema? See tähendabki, et kas töötaja valib siis uue tööandja, mis meie jaoks kindlasti ei ole sobivam lahendus. Ja teine, kui ikkagi see töötaja jääb meie juurde, kuid reaalselt ta ei tunne ennast selles töökeskkonnas hästi, siis see otseselt tekitab töötajas stressi. Ja ma ütleksin, et kui ma eelnevalt olen rääkinud just võib-olla ka sellest füüsilisest töökeskkonnast, mis ei ole enam niivõrd hästi tööandja poolt võib-olla juhitav ja kontrollitav, kuna inimesed ei ole enam selles konkreetses tööruumis, siis stress on tegelikult oluliselt keerulisem ja suuremaid väljakutseid esitav valdkond, just ka nagu tööandjate poolt vaadatuna. Sellepärast, kui töötaja ei ole rahul selle töökeskkonnaga, teisalt, kui me vaatame reaalselt veel kord siis neid uusi ja noort põlvkonda, kes tahab, et kolleegid oleksid pigem ka nagu sõpruskond, kellega jagatakse ühiseid väärtusi, ühiseid arusaamu ja kui seda nii-öelda ühtekuuluvustunnet ei ole, jällegi, see on üks võimalik potentsiaalne stressiallikas töötajale. Teisest küljest me kuuleme aina rohkem seda, et mul on nii kiire, mul on kogu aeg nii kiire ja ma ei jõua kõiki oma tööülesandeid ära teha. Ja erinevate uuringute põhjal on öeldud, et isegi 60% töötajatest hetkel tunnevad sellist olukorda, et see nii-öelda tööde nimekiri on niivõrd pikk. Järelikult jällegi tööandjate suunal, kas tegemist on töö korraldamatusega, loomulikult siin eelnevalt on juttu olnud ka, kuidas me saaksime teha tööd efektiivsemalt vähemate töökätega, kuna see on meie reaalsus, aga omakorda, milliseid lisapingeid see lisab meie olemasolevatele töötajatele, ehk ma veel kord
jõuan siia samasse, et tööstress ja sellega hakkama saamine on äärmiselt oluline tööandja seisukohalt, et hoida töötajaid. Ja laiemalt vaadates, mis on siis need väljakutsed just töötaja tervise seisukohalt, millega tööandjad tänases töökeskkonnas silmitsi seisavad. Kui me vaatame puhtalt faktipõhiselt, siis üle poole oma ärkveloleku ajast me veedame tööl. See on praktiliselt 3/4 oma elust, me oleme töökeskkonnas. Ja mis on siis protsentuaalselt tervist mõjutavad faktorid? Ainult 20% uuringute põhjal mõjutavad meie tervist meile kaasa antud geenid. Ülejäänud, ehk siis tervisekäitumine 50%, keskkond 30%. Ja ma väidan, et tööandjate poole pealt selle pildi alusel me oleme võimelised mõjutama ligi 80% ulatuses töötaja tervist. Kuidas me saame seda siis teha? Loomulikult töökeskkond on üks aspekt, aga siia kõrvale, võib-olla märksa olulisem, on mitte just füüsiline töökeskkond, aga nii-öelda psüühiline töökeskkond. Ja siin tuleb väga oluliselt mängu stress, ehk kuidas me tööandjatena suudame tegeleda stressi ennetamisega. Ja millest see stress siis tuleb? Nagu ma eelnevalt olen öelnud, määratlemata tööaeg, sest see nii-öelda mobiilsus, paindlikkus, et ma võin tööd teha mis iganes ajal, mis iganes asukohas. See tähendabki seda, et nii-öelda tööandja ja töötaja peavad üksteist austama just sellest lähtuvalt, et tööandja ei kasuta seda pidevat töötaja valmisolekut või kättesaadavust nii-öelda kurjasti ära, et sa pead andma ikkagi töötajale võimalikult palju aega ka eraeluks ja pereeluks. Ehk see piir töö ja pereelu vahel kindlasti on midagi, mida tööandjad peavad rohkem silmas pidama. Ja mida me saame ja mida tegelikult ka hetkel ju päris palju, just võib-olla ka selle füüsilise töökeskkonnaga seonduvalt tehakse. On selge see, et aina rohkem ja rohkem nii-öelda sundasendis töötamine, istuv tööviis toob kaasa erinevaid kas luu-lihaskonna haigusi, mille osas tööandjate poole pealt nii-öelda sporditegevuse toetamine, soodustamine on kindlasti üks võtmetegureid, miks mitte ka võimaliku tervisliku toitumise pakkumine oma töötajatele, juhul kui see võimalus on ettevõttes olemas, aga siit tööandjate justkui vastu räägib meie enda maksuseadus, millest eelnevalt on ka ju palju juttu olnud, et justkui karistatakse neid tööandjaid selle suurema maksukoormusega, kes reaalselt panustavad ja ennetavad töötaja tervise edendamisse, kas siis läbi sportliku tegevuse toetamise või miks mitte ka siis nagu tervisliku toitumise toetamise. Et see kindlasti on üks punkt, mida siis peaks riigi poolt selles muutunud maailmas vaatama, mis on need võimalused ja kas me saame siin midagi muuta. Ja tegelikult, mis siis reaalselt nagu tööandjad ise saavad veel teha, võib-olla nii-öelda väiksemate kulutustega, on kindlasti üleüldine teadlikkuse tõstmine. Ehk me ise tööandjatena peame rohkem arvestama sellega ja rohkem ka oma töökorralduses, juhtimisstiilides arvestama sellega, kui oluline on töötaja tervis. Ja tõesti
mitte ainult arvestama selle füüsilise töökeskkonnaga, aga oluliselt kriitilisem on siin stressiga toimetulek. Ja siinkohal just, nagu ma ütlesingi, töötajatele kas või info jagamine, nende teadlikkuse tõstmine, kuidas töötaja ise saaks ka oma tervise eest hoolitseda. Et tihtipeale jah, see võib-olla tööandjatele tundub selline natukene nagu liiga pehme või hall ala, millega väga senimaani ei ole tahetud tegeleda. Aga ma näen, et reaalselt on see võib-olla ka kõige lihtsam viis alustada tööandjate poole pealt. Ja loomulikult, nagu ma ütlesin, siis teisalt jällegi, kui me räägime juba riigipoolsest toest, siis kas me saame kuidagi mõjutada ja vaadata meie enda maksuseadusi, ehk me ei peaks karistama neid, kes tegelevad ennetava tervise edendamisega. Aitäh!